Tervist! Uus video ja selle video me alustame väikse garaaži update'iga ja siis me lähme edasi driftika ehituse juurde. Esimene asi garaaži poole pealt. Ma olen endale kokku keevitanud täiesti uue laua, nurklaud, siia ma panen veel kruustangid. Siia lähevad igasugused poldid, mutrid, puurid, lehtvõtmed, mis iganes. Siin on väike riiul. Vajadusel lisan veel ühe riiuli, kui ma tunnen, et on ruumipuudus. Mis edasi? Lähme kontorisse. Siin on meie karikad, millest ma ka eelmises videos mainisin. Mingi 10+ medalit, 20+ karikat. Seda te nägite eelmises videos juba. Ootan oma tiimimehaanikale ja me hakkame tegelema driftikaga. Nii, me oleme jõudnud sinnamaani, kus meil on vaja maha võtta armatuur. Aga kuna siin on siuksed kruvid, tule, vaata, siin on siuksed kruvid, siuksed hästi rõvedad seal all ja me ei saa ligi neile, siis me kasutame ohutust ja kasutame õigeid meetodeid. Wow! See tuleb lahti. Aga ei soovita teha autoga, millel on klaas korras näiteks. Meil ei olnud klaas korras, meil oli täiesti savi. Käes. Bim, bim, bam, bam, bum, bum. Oh my god, nagu ütleb mul Semu, mine lolli. Me saime hakkama, suht paljuga, me lammutasime enamus ära. Meil on jäänud ainult tagaiste, ligimatt ja mingi pisi pudru-mudru veel. Aga muidu on lammutatud, klaasid vaja maha lõigata veel, tagumine käib niisama ära. Ei läinud väga kaua, paari tunniga saime hakkama, nokitsemist räigelt, muud midagi. Oh my god, see klaasi maha lõikamine osutus täieliku kaoseks. Siit äärest jookseb klaasitihend. Ja sellel on mingi metallist äär või metallilaadne mingi alumiiniumist või mingi sulamist äär. Ja meil traat läks kogu aeg katki selle pärast. Ma tean, et mingi Tõnu Saar tuleb, ütleb, et ta töötas Carglassis kunagi 7 aastat tagasi ja teeb seda 3 minutiga. Ma tean, ma ei ole professionaal, aga me saime hakkama. Me tegime seda mingi 20 minutit. Klaas on eest, kõik on hästi. Ainuke on see, et meil on hästi palju koristamist. Igal pool on klaasikillud, aga ei ole hullu. Meil on veel kõige lõbusam osa ees, on vaja tagaklaas veel maha lõigata. Ma arvan, et mul on vaja veits tšiki-priki YouTube'ist vaadata, et kuidas see tihend siit ära käib. Sest et siin on ka, siit jookseb ka täpselt samamoodi tihend. Ja ma tahaks tagumise klaasi ellu ette, sest et see on täitsa terve veel. Seda saab müüa 20 euro eest, kas või. Nii, oleme jõudnud tagumise küljeklaasi juurde. See on vaja maha võtta. Tegelikult ma teisel pool võtsin maha juba, aga hästi lihtsalt. Boom, boom. Tihend käib bim, bim, bam, bam. Nii, siis on vaja need lahti keerata. Need on Torx 35, aga mul on Torx 30. Who cares? Okei, Torx 30 cares. Fuck. I'm back. See on Torx 40 hoopis. See minema. Siis järgmisena siin, kuskil seal sees on ja seal sees on kuskil 10-sed. 2 polti veel ja ongi küljeklaas maas. Nii. Ops, see on 8. Nii, 10 otsas.
Boom! Klaas on käes. Leva. Nii, tagaklaasi juurde. Siin oli see tihend. Ma sain nipi teada. See on see sulam, millest ma rääkisin, mingi alumiinium või mis iganes värk, mis takistas meil esiklaasi maha lõikamast. Aga ma vaatasin YouTube'ist mingi väikse nipi, ainult üks video oli selle kohta kusjuures. See tuleb alguses ära lüüa, kus kuidagi maha lõigata poolenisti ja siis klaasi vahelt kuidagi ära peksta see ja siis see tuleb sükeste tükkidena välja. Ja alles siis maha lõigata. Loodetavasti jääb meil tagaklaas ellu. Tagaklaas on maha lõigatud. Ei soovita seda üksinda teha. Täiesti kohutav siin auto sees roomata ja mõlemalt poolt on vaja neid sangasi tõmmata, et see traat läbi lõikuks. Kohutav, sain tehtud, läks samamoodi mingi paarkümmend minutit, aga tagaklaasiga oli palju lihtsam kui esiklaasiga. Võib-olla esiklaasiga oleks pidanud ka alguses natuke rohkem nokitsema. Aga nüüd on vaja auto ära koristada, kõik see siit. Ja siis hakkab pigimatti eemaldama. Kõik need matid on vaja eemaldada. Isegi siin. Kui nüüd päris aus olla, siis ma jätsin päris palju filmimata, sest ma olen väsinud. Ja ma eemaldan pigimatti viimased 3 tundi, ma ei tea. 1 kott, 2 kott. Täiesti täis. Veidi spoilin siin. Põrand on suhteliselt puhas. Siin oli kõik piigimatti täis, seal on tegelikult on vaja veel natuke koorida. Jäänud on veel kunde jalgades. Ülejäänud kõik võiks nagu enam-vähem olla. Kell on 11 ja mul on kokku lepitud homseks, et ma viin auto ära. Aga loodetavasti ma saan hakkama. Ei ole midagi hullu. No nii. Teie jaoks video jätkub, minu jaoks on juba mingi 3. või 4. päev. Meil on 20. detsember ja kuna mul on natuke kiire, siis ma ei filminud praegu hommikul, aga auto on juba treila peal. Auto on puhas, klaasid on maha lõigatud. Seest on kõik puhas. Ja me oleme valmis liikuma West Coast Motorsisse. Ja ma arvan, et siit olete paar klippi, kus me sinna sõidame ja seal näeb. Eelmine uks oli metallist, lasi hästi palju õhku läbi, külma, mis iganes. Omanik oli nõus panema uue ukse. Me viisime ära nüüd driftika West Coast Motorsporti. Meile öeldi, et meil läheb umbes 6 aega, kuna hetkeseisuga on jõulud, pühad, aastavahetus ning Karli on ka mõned tööd vahel. Seega ootame nüüd 6 aega ära ning järgmises videos te näete arvatavasti juba valmis puuri ning ka saate teada, mis on meie järgmine samm driftika ehitusel. Tšau!